Värava Jaapani aeda peaks Kadrioru pargis looma illusiooni sisenemisest hoopis teise maailma. Eks aia rajamisel ka selline Jaapani mõttemaailma sissetoomise idee on. Kuna Kadrioru juhtmõte on parkmuuseum, siis me peame igati põhjendatuks loodusparki kujundada üks Jaapani aia osa. Ja Jaapani aia osa on selline vaikuse ja rahukoht ja see Kiirtetiigi ümbrus just seda täpselt on. Siin on väga head looduslikud eeldused, on olemas reljeef, on olemas vesi, on olemas kivid. Jaapani aia kujundamise mõte tekkis Kadrioru pargi juhtkonnal juba mõni aasta tagasi. Jaapani saatkonna kaudu leiti aia projekteerija Masao Sone ja nüüd on esimesed tulevase pargi välimust tutvustavad joonised olemas. Rajatav Jaapani aed on esimene Baltimaades. Lähimad samalaadsed aiad on Moskvas ja Haagis, Hollandis. Aia idee on lasta inimestel aeg maha võtta. Et sa tuleksid, astuksid sisse, tunnetaksid esialgu niisugusest pimedast järsku saabumist niisugusesse avarasse, meeldivasse ja siis jällegi võimalus tõmbuda niisugusesse väikestesse teeaiakestesse, väikestesse teetseremoonia ootepaviljonidesse, mediteerida kose soundiga, nii et väga palju erinevaid võimalusi, aga samal ajal siiski suur vaikus ja rahu, nii et nagu teetseremooniagi võib kesta terve päeva, et ennast balanssi viia, nii ka niisugune meditatsioon ja puhkamine Jaapani ja see kesta terve päeva. Esimeste töödega loodetakse algust teha sel sügisel ja avada tahetakse see juba järgmise aasta 22. juulil, mil Kadrioru park saab 291 aasta vanuseks.